Tänases videos toome välja 5 keerulist olukorda lasteaias, kus me kipume keelama. Aga mida siis selle asemel öelda? Kui laps näiteks hirmutab või solvab teist last, siis üsna tavaline reaktsioon täiskasvanutelt on ära kiusa. Kiusamine ei ole lubatud. Palju toetavam oleks öelda. Tundub, et sa tunned ennast halvasti. Ma aitan sul selle välja öelda ilma teistele haiget tegemata. Lapsega koostöös leiate õige nime sellele tundele ja mis vajadus tegelikult selle tunde all täitmata on, mida see laps tegelikult vajab. Siis saab talle õpetada aktsepteeritavamat eneseväljenduse viisi. Kui laps segab rühmas teadlikult teiste tööd või mängu, siis väga tavapärane on püüda olukord lõpetada lausega. Ära sega, teisi segada ei tohi. Palju toetavam on öelda, vaata, tema keskendub praegu oma tegevusele. Meie rühmas hoiame üksteise töörahu. Kas sa vajad praegu minu abi, et endale mõni tegevus valida? Ja sellele siis saab edasi vestelda selle lapsega, et välja selgitada, mida ta tegelikult vajab, miks ta üldse segama hakkas. Või siis selline olukord, kus laps rikub kokkulepet, näiteks jookseb rühmas, kuigi just on talle meelde tuletatud, et rühmas me kõnnime. Automaatne reaktsioon täiskasvanutelt on tihtipeale nii. Me ju leppisime kokku. Ja palju toetavam võib olla see, kui sa ütled, et sul paistab praegu palju energiat olevat. Tule ma näitan, mida sa teha saad. Oluline on sellise situatsiooni juures märgata, kas lapsega on tegelikult tehtud see kokkulepe või on talle lihtsalt öeldud, et reegel on selline ja laps on justkui selle järgija, ilma et ta aktiivselt oleks selles kokkuleppimises siis osalenud. Rühmas võib ette tulla ka selline olukord, kus laps ütleb, ma tahangi, et ta ennast halvasti tunneks. Ja sageli hakatakse selle peale last noomima. Niimoodi ei tohi teistele öelda. Palju toetavam võib olla öelda nii. Mulle tundub, et sa oled väga haiget saanud, kui sa nii tunned. Ma olen siin, et sind aidata. Räägime, mis juhtus? Või kui rühmas on ärev või rahutu laps, kes ei lase endale kedagi ligi, siis me püüame olukorda kontrolli alla saada korraldusega. Tule siia. Ja palju toetavam võib olla see, kui sa ütled, ma olen siin, sa ei pea praegu minuga rääkima, kui sa ei taha. Kui sa oled valmis, võid minu juurde tulla. Nii nagu lihtne keelamine ühe fraasiga ei aita neid olukordi tegelikult lahendada. Ei piisa ka ühest toetavamast lausest, et lahendada kogu olukorda. Algpõhjuse teada saamiseks on vaja pikemat vestlust pidada ja vaadelda olukorda laiemalt. Püsivamad lahendused tulevad ikkagi ainult algpõhjusega tegeledes. Kui sa tunned, et vajad õpetajana veidi lisatuge, kuidas lasteaiarühmas ette tulevates olukordades osata rohkem märgata algpõhjuseid, miks mingisugune ebasoovitav käitumine esineb ja millised lihtsad võtted võivad aidata nende olukordadega paremini toime tulla, siis meil on olemas minikursus Käitumine kui kommunikatsioon. Sellel minikursusel uurime ja toome nähtavale, et laste käitumine ei ole juhuslik, vaid peidab endas olulisi sõnumeid. Minikursuse videodest saad praktilisi näiteid igapäevaelust lasteaias, aru saama, kuidas käitumist mõista, mitte ainult parandada. Tööriistu, mis aitavad toetada last turvaliselt ja austavalt. Inspiratsiooni, kuidas keerulised olukorrad muuta õppimise ja kasvamise võimaluseks. Ja ka praktilised ülesanded, mida saad oma igapäevatöös kohe järgi proovida. Minikursus asub virtuaalses stuudios Selgus ja Rõõm. Lingi leiad videokirjeldusest. Kui sinu jaoks oli see praegune video siin kasulik, siis pane meile toetuseks pöial püsti ehk like ja kindlasti telli ka meie kanal, et sulle tuleks teade meie järgmisest videost. Kohtumiseni minikursusel Käitumine kui kommunikatsioon ja järgmises videos siin YouTube'i kanalil.